Eeldatavasti toob sel aastal kaasa ka uue metsaseaduse muudatuste paketi, et ka eelmises nüüd äsja toimunud metsandusnõukogus te veidikene neid uusi tuuli nagu seal tutvustasite, et oskate te öelda neid mõningaid märksõnu? Kui nüüd rääkida mõnest üks konkreetsest asjast, siis minu meelest on üks olulisemaid asju on ikkagi lankide puhul minna üle eraldise põhisele raiele, et kui nüüd metsaga seotud inimesed saavad sellest aru, siis võib-olla need, kes igapäev metsaga kokku ei puutu, selgituseks see, et see tähendab ikkagi seda, et metsas raiutakse mööda looduslikke piire. Täna olid sellised piirangud, mis põhjustasid selliste arusaamatute servade jätmist, et kui lank ei tohtinud olla laiem kui 100 meetrit, et siis kui looduslik piir oli seal, ütleme looduslik langi laius oli 120 meetrit, et siis tuli jätta kas mõlemasse serva 10 meetrit või ühte serva 20 meetrit, et see kindlasti on selline ebaratsionaalne tegevus ja ta oli ka põhjendamatu, aga kuna meie eelmine metsanduslik regulatsioon suuresti kupeeris omaaegseid ja NSV-aegseid metsakoodeksi nõudeid, et siis selline tarkus oli olemas. Et kindlasti see annab nagu sellise võimaluse paremini metsas tegutseda ja teistpidi on ka selline tarkus, et kui langi suurus juhtumisi on suurem kui nüüd ütleme see lubatud maksimumlank ehk siis 7 hektarit, et siis võib tegelikult, kui see eraldise suurus on suurem kui 7 hektarit, et siis võib ka see raielank olla suurem kui 7 hektarit. Et siin see on küll koht, kus nähakse üsna suuri selliseid ohte, et äkki nüüd hakkab midagi väga halva juhtuma, aga vaadates meie seda praegust metsa inventeerimise andmeid, et siis teeb üsna rahulikuks just see teadmine, et meil ei ole neid suuri eraldusi väga palju. Ja nende suurte eralduste selline, seda ohtu, et nüüd raiutakse midagi väga suurt lagedaks, et seda tegelikult ei saa tekkida ja eraldiste tekitamine on ka omaette protsess, mille reeglite rikkumine on muudetud üsna keeruliseks. Et ma seda pean nagu selliseks õigeks sammuks, et me tulevikus hakkame ikkagi raiete planeerimisel lähtuma sellest, millised on looduslikud piirid metsas. Teine selline üsna suuri vaidlusi tekitav teema on seotud raieküpsusega ja küpsuse määramine just selle järgi, et kui on tegemist segapuistutega, et siis selle raie vanuse saamiseks võetakse nagu selline kaalutud keskmine, ehk siis näitena, et kui meil on langi peal on nüüd kuused ja kased segamini, et siis praegult, kui juhtus niimoodi, et kuuski oli natukene rohkem, siis selle langi raie vanus tuli kätte nüüd kuuse vanuse järgi, mis tähendas seda, et ka kaske tuli nii kaua üleval pidada, kuni kuus küpseks sai, mis omakorda võis tähendada seda, et see kask, mis seal kuuse all kasvas, ei pruukinud enam olla selles kvaliteedis, mis ta oli tema küpsuse ajal. Ja praegult skeem on siis selline, et selliste eri vanuse või eri kasvukiiruse ja eri küpsusvanusega puude puhul hakatakse otsima seda keskmist vanust, et ütleme, kui kase puhul on see 60 ja kuuse puhul on 80, et kui nad nüüd koos on kasvanud kogu aeg, et siis tegelikult võib raiuma hakata 70-aastaselt neid puistuid. Jällegi, et ta ühtepidi võib-olla tundub, et selline väga järsk samm, aga teistpidi arvestades seda, et meil ikkagi ka lehtpuud on hinnas, et siis nende lehtpuude selline õigel ajal turule toomine nendes tulundusmetsades kindlasti on ka põhjendatud, nii et siin ei tohiks nagu väga suuri selliseid vastuolusid tekitada. Need on need sellised olulisemad muudatused, mida siis metsaseaduse muutmise käigus praegult kavandatakse välja käia. Seaduse eelnõu on täna kooskõlastamise ringil ja kui kõik läheb nagu plaani kohaselt, siis me metsandusnõukoguga korra veel vaatame pärast kooskõlastamist dokumendile peale ja siis saadame teda valitsusele. Varsti on käes 2. mai ja algab siis Natura metsale antava toetuse taotluse vastuvõtmise aeg. Taotlusi võetakse vastu Erametsakeskuses, esitada saab neid posti teel, e-PRIA portaali kaudu, kohale tulles ja ka digitaalselt allkirjastatult.
esitades. Taotlemiseks on vaja esitada siis vormikohane taotlus, oma metsaalade kaart ja sellest aastast ka siis lisandub uus nõuetele vastavuse küsimustik. Nõuetele vastavuse küsimustikuga annab taotleja teada enda kasutuses olevate erinevate objektide olemasolust, millega siis hinnatakse keskkonnanõuete täitmist ja muid põllumajanduslikke häid tavasid. Et kordan võib-olla siinkohal üle, et kes on varasemalt juba taotlenud, et kindlasti tuleb taotlus ka sel aastal uuesti esitada. Ja taotluste täitmisel on meil abiks piirkondlikud tugiisikud. Et kindlasti võtta nendega ühendust ja sellel samal taotluste vastuvõtuperioodil nad ka piirkondades on olemas ja aitavad taotlejatel taotlusi täita. Kuid oluline on see, et tugiisikuga taotlust täites ei ole veel taotlus esitatud. Selle eest peab ikkagi taotleja ise hoolt kandma ja meile selle taotluse esitama. Et selle aastaga siis on vastavat meetme määrust pisut muudetud. Sisse on tulnudki see nõuetele vastavuse küsimustiku nõue ja võib-olla ka tähistamise koha pealt on muutus, et enam ringikujulist ala ei pea tähistama, vaid piisab siis keskpunkti määratlemisest. Et taotlusi võetakse vastu siis 2. kuni 21. mai ja peale seda on veel võimalik ka taotlusi esitada kuni 15. juunini, aga siis tuleb arvestada, et iga hilinenud päeva kohta pärast vähendatakse toetuse summat 1% võrra. Tegemist on viktoriiniga, mille pealkiri on Noored Euroopa metsades ja seal on küsimused metsanduse, looduskaitse, metsaomandi kohta, just selles, et mis on metsa roll ja milleks ta kasutada saab ja miks ta on loodusele kasulik. Mis on auhinnad? Auhinnad, see, kes võidab ära Eesti vooru, saab sellise suure võimaluse, et saab osaleda rahvusvahelises finaalis, kus on siis koos noored üle Euroopa ja seal on võimalus siis osaleda erinevatel ekskursioonidel. Samamoodi toimub seal võistlus ja see kõik on väga põnev ja väga hea võimalus noortele harjutada oma inglise keelt ja õppida veel rohkem metsanduse ja metsade ja looduse kohta. Otsustasime siis osaleda sellepärast, et ennast ise proovile panna, et bioloogiaõpetaja pakkus meil selle võimaluse välja. Ja siis, kuna me oleme loodusega kokku puutunud ka, et me oleme ise Globe'i liikmed, siis mõtlesime, et me proovime. Ega mul ei olegi midagi lisada, et mõtlesime ka, et prooviks, et kui hästi meile enda teadmised on, et väga palju ausustades ei lugenudki selle kohta, et pigem see info, mida oleks pidanud vaatama, et see jäi nagu lugemata, et siis näeb, et kui hästi meie teadmised ise peavad paika. Küsimus, kuidas küsimused tundusid? Rasked, et Eesti kohta lugesime, aga seal olid sellised riigid nagu Sloveeniad ja Slovakkiad, et nende kohta eriti ei tea midagi, et rohkem ikka need Saksamaad ja sellised Euroopa tuntumad riigid, et nende kohta oskasime, aga muidu teised asjad olid päris keerulised. Numbreid oli väga palju, et ma arvan, et see sükest asja nagu väga raske vähe õppida, et kus palju metsi on ja kui palju protsendiliselt on, et need olid rasked küsimused.
Metsauuendusaeg on nüüd igati kätte jõudnud, täna on siis 15. aprill. Põhja-Eestis vähemalt veel ei ole võimalik taimlast kätte saada, aga külvi jaoks on aeg igati õige. Ja täna siis vaatamegi, kuidas see külv peaks siis käima. Et selle jaoks on mul selline külvipudel, kus siis on männiseemned sees. Ja külvi just nagu okaspuu külvi soovitatakse ikkagi teha männiga, sest kuusega on ikkagi õigem istutada. Et vaatame siis, millised need seemned välja näevad. Et need on siis männiseemned ja näevad nad siuksed väiksed terakesed välja. Ja selleks, et neid oleks mõnusam ühele lapile parasjagu doseerida, on mõistlik teha limonaadipudelile 6 mm auk. Ja kui nüüd niimoodi pritsida, siis neid lendab siit välja 10-30 tükki korraga ja umbes nii palju ka ühele külvilapile võiks neid seemneid saada. Kui on selline värskelt tehtud maapinna ettevalmistamine, siis väga ei ole vaja neid seemneid ajada mulla alla. Et see muld on siin hästi kohev ja need seemneterakesed lähevad ise täpselt õigele sügavusele, ainult võiks veel siis jalaga peal natukene trampida ja olekski kogu töö tehtud. Et külv on väga lihtne ja mis ei anna küll alati 100% head tulemust, aga ta vähendab igal juhul hiljem istutamise kulusid, et ei ole vaja panna siis hiljem nii palju taimi hektarile, et see on selle külvi nagu kõik see suurem iva ja muidugi on olukordasid, kus ta õnnestub niivõrd hästi, et istutamine on absoluutselt mõttetu. Külvi ilma maapinna ettevalmistamiseta teha ei ole mõtet, et ükskõik millega see maapind ette teha, aga mustaks peab selle kuidagimoodi saama. Et siin siis on näha, kuidas seda saab teha oksarehaga, mis on nii-öelda kodus tehtud ja ei ole nõudnud just erilist suurt ressurssi, aga töö on täiesti piisav nii metsakülviks kui istutamiseks. Et võib-olla nüüd siis vaatamegi, kuidas moodi see töö reaalselt käib. Metsakülvi võib ka tegelikult teha kaseseemnega. Et temaga on riske oluliselt küll rohkem selles mõttes, et tema nõuab sooja, tema nõuab niiskust, see seeme on hästi väikene ja nii-öelda varu, tal endal midagi kaasas ei ole. Et selles suhtes, et kui ta küll hakkab idanema ja tuleb nädal aega kuuma päikest, siis ta kuivab läbi ja teisest küljest, kui on kevadel liiga külm, siis ta jälle ei idane, et tema on väga kapriisne, aga loomulikult jälle, kui see õnnestub, see on kulud väiksed ja tulemus on täiesti okei. Kaseseeme on niivõrd nagu ta on hästi kerge ja sellepärast teda soovitatakse külvata koos liivaga, et ta natukene oleks teda lihtsam sinna nii-öelda mustale platsile saada. Ja vaatamata sellele peab igal juhul ilma vaatama, et tuulega ei õnnestu see tööga koos liivaga, et nagu praegu näha on, täna on natuke tuuline ilm ja kui nüüd lasta siin peost lahti, siis see seeme lendab 5-10 meetri kaugusel, enne kui ta maha lendab. Et aga vaikse ilmaga ja liivaga segatuna on see töö väga lihtne. Samamoodi pudeli seest
siin küll ei saa teha korgi sisse auku, sellepärast et siis ta ummistab selle augu ära, aga niisama kergelt soputades ja kui ta on liivaga segatud, siis ta kukub ikkagi päris ilusti siia maha. Et jälle selline teema, mida võib katsetada ja pean tunnistama, mul endal väga palju kogemusi kaseseemnekülviga ei ole, et tänavu aasta teen esimesi eksperimente ja katsun külvata erinevatel aegadel ja et siis nagu saada enda jaoks ka selgust, et kas sellel tööl on mõtet või ei ole. Aga vähemalt raamat ütleb, et see on täiesti reaalne. Siin on nüüd üks siuke isetehtud agregaat, mida mina kasutan siis maapinna ettevalmistamiseks. Et tema õige nimetus oleks oksareha. Aga tänapäeval, kus oksad enamasti kogutakse niikuinii tee veerde ja selline riisumine nagu väga suurt pointi ei oma, siis nii-öelda maapinna ettevalmistamis nii istutamiseks kui külviks saab sellega täiesti edukalt teha. Loomulikult ei ole tema jõudlus sama suur, kui on uhketel võimsatel ketasatradel. Samuti ei ole temaga sobilik teha soomuldadel, mis nõuab nagu sügavamat vagu ja sükest võimu rohkem, aga ideaalne on temaga teha loopealsetel kastikuloo metsa kasvukoha tüübis, mis siin meie Vardikandis on nagu selline suhteliselt sage esinema ja seal on just oht, et ei tohi teha suurt ja sügavat vagu, kuna siis mulla horisont jääb niivõrd õhukeseks, et see kuivab suvel läbi, kui sinna seemned külmata või siis ka taim istutada. Et tema siis koorib ära põhimõtteliselt pealt samblakihi, kobestab selle pealmise mullakihi ja see, ütleme, metsakülviks on minu arust väga ideaalne riistapuu sinilille kastikuloo kasvukoha tüüpides. Ette käib siis siia ükskõik missugune ratastraktor. Oluline oleks, et trehvid oleks sellised, mis iga oksa ja oksa peale katki ei lähe. Ja muud erilist ei nõua, ütleme, traktori võimsusest piisab täiesti 80 hobujõust. Tööorganiteks on siis sügavkobesti piid. Need on küll selles mõttes päris kallid ja neid kulub ka nagu selle töö jooksul juures päris palju, 3-4 hektarit ja vähemalt üks pii on puruks ja ta maksab muidugi kuskil 40 euro tuuris tükk või isegi 50 eurot. Et see on selline kulu, aga tema eelised on just see, et ta on ratastraktori taga, ta sõidab sinna, kus vaja, teeb ära kas või poole hektarise tüki, ei ole mingit treileri kulusid. Ja nagu ma olen ikka rõhutanud, et asju tuleb teha õigel ajal, et see millega teha ei ole nii oluline. Et temaga teha siis, kui on maapind juba kõvaks nii-öelda kuivanud, selge, et see ei ole sobilik. Temaga tööaeg on 2-3 nädalat. Kohe peale lume sulamist ja kui maapinnal on 10 sentimeetrit vähemalt, maapind on ka juba pehme, et siis on see temaga tegemise aeg, aga nagu see on nagu näide, et kohe on meil probleem, et meil ei ole tehnikat siis, kui meil teda vaja on, sest see maapinna ettevalmistamise ideaalaeg on niivõrd lühike. Loomulikult saab teda teha ka sügisel ette, aga see ei ole päris see. Et kevatel vahetult enne istutamist või eriti veel külvi jaoks on oluline, et aeg oleks õige.